Tere kõigile ka minu poolt. Ja ma avan siis selle Muinsuskaitseameti, no mitte päris soolo, aga päris palju on meid täna siin. Rõõm teada, et Muinsuskaitseamet on digimaailmas nii pädev, et me oleme pälvinud siis siia konverentsile kutsumise. Ja mina siis räägiksin natukene sellest, mida me teeme allveepärandi sektoris. Et allveepärand, kui te mõtlete allveepärandile, siis te kindlasti mõtlete sellele, et see on vee all ja sellele on raske ligi pääseda. Just nimelt, kuna sukeldumine kui selline ei ole kõikidele inimestele tehtav, siis selleks me näemegi hästi palju vaeva, et seda allveepärandit tuua inimesteni, kes ise ei sukeldu. Ja seetõttu me olemegi pöördunud siis erinevate digimeetodite poole. Aga ma ei taha täna mitte ainult 3D mudelitest rääkida, vaid meil on tegelikult olnud allveepärandi valdkonnas päris mitu sellist suurt rahvusvahelist projekti, mille käigus me oleme teinud palju erinevaid asju, mis siis lähevad allveepärandi digiteerimise valdkonda, mitte ainult siis nii väga pildilises mõttes, kuivõrd ka andmete kogumise, andmete publitseerimise ja digiteerimise mõttes. No kõigepealt, mida me teeme? No ma pean natukene kaugemalt alustama, ma päris niimoodi ei saa, et ma kohe hakkan rääkima ühest asjast, ma pean natukene kaugemalt alustama. Et mida me siis teeme allveepärandiga? Kõigepealt me jagame lubasid. No see võib-olla nii väga digiga ei seostu, aga põhimõtteliselt me püüame natukene kontrollida seda, et mis toimub meie veealuse pärandiga, kes seda käib vaatamas, mis sellega tehakse ja ka kuidas see säilib. Ja selle tõttu me peamegi seda pidevalt monitoorima. Me peame erinevaid registreid, mis juba läheb natukene allveepärandi digiteerimise valdkonda, et erinevad registrid, nendest ma tahaksin natukene pärast täpsemalt rääkida, et lisaks kultuurimälestiste registrile, kus muidugi on meie kaitsealused mälestised kirjas ja nende kohta on ka palju erinevat infot seal. Lisaks sellele on meil ka muud registrid ja andmebaasid ja portaalid, mida me oleme siis loonud erinevate projektide raames. Hästi oluline on siis nii Eesti-sisene kui ka rahvusvaheline kommunikatsioon, et meil on head suhted sukeldumisklubidega. Nad käivad, võib öelda meie eest vee all, teevad meile videosid, fotosid, aitavad meil monitoorida allveepärandit ja samamoodi siis teiste riigiametitega, näiteks Veeteede Amet, et kes meil avastab kõige rohkem vrakke aasta jooksul. See ilmselt ongi Veeteede Amet, et jällegi iga hooaja lõpus tuleb Veeteede Ametilt selline tore ülevaade, milliseid vrakke ja kui palju on avastatud. Ja meie hooleks jääb siis nende vrakkide edasine uurimine, et mis nad täpselt on, mis laevade vrakid nad on, mis ajast nad pärinevad ja nii edasi ja kuidas nendega edasi tegeleda, ehk siis kuidas neid hoida. Rahvusvaheline kommunikatsioon ja koostöö muidugi ka ülioluline, sellest ma üldiselt tahangi pikemalt rääkida, ma seda siin nagu pikemalt ei hakka seletama. Ja siis kõige selle tulemusena me võtame kaitse alla uusi mälestisi ja lähtume siis peamiselt UNESCO allveepärandi konventsioonist, mis siis alles hiljuti sai Eesti Vabariigi poolt ka ratifitseeritud, et aega võttis, aga asja sai. Kõigepealt ma tahaksin veel rääkida allveepärandi kohta sellist, kuidas ma ütlen, põhimõttelist asja, et miks allveepärandi ja konserveerimine väga hästi kokku sobivad. Et kui jätta veealune objekt sellesse keskkonda, kus ta on 100 aastaid olnud või 10 aastaid või 100 aastaid, olenevalt siis objektist, siis see on see keskkond, kus ta peamiselt kõige paremini säilib. Aga kahjuks ükski konserveerimine ei aita objektil säilida lõputult.
Seetõttu on vajalik kasutada teatud digimeetodeid, et see objekt teatud määral inimeste jaoks igaveseks säilitada, et see pärand kestaks ka tulevatele põlvedele, kui ta tegelikult seal vee all on juba lagunenud. Et meil on palju selliseid näiteid laevavrakkidest, mis tegelikult lagunevad päris hoogsalt. Vee all me nendega midagi selles mõttes ei tee, et me seda lagunemist kuidagi piiraks. Laevavrakid, nad ongi selles mõttes, et laevavrakk mõnes mõttes on protsess ja see lagunemine on osa sellest vrakistumise protsessist. Aga ma lähen nüüd siis nende projektide juurde, millest ma siis siin täna tahaksin rohkem rääkida. Et meil on olnud mitmed rahvusvahelised projektid, mille peamine eesmärk on siis see, et säilitada veealust pärandit, mitte ainult Läänemere veealust pärandit, vaid mõnede projektide raames ka kaugemate meredega seotud veealust pärandit ühiste põhimõtete alustel. Ja need on siis erinevate programmide poolt pakutud finantsid, Interreg, Horizon, ja aitabki siis peamiselt finantseerida veealuse pärandi uurimist ja monitoorimist. Et siis me saaksime seda teha paremini, paremate meetoditega, paremate programmidega ja paremate vahenditega. Et lisaks annab see veel võimaluse teha ka koostööd teiste riikide, nii riigiasutuste kui ka erafirmadega, et meil on olnud koostööd ka mõningate välismaiste sukeldumisklubidega näiteks. Et siis meie kultuuripärandi, veealuse kultuuripärandi kaitsmine toimukski sellistel ühistel alustel, aga samas, et need meetodid oleksid kõige kaasaegsemad. Ja hetkel meil on käimas siis 2 sellist projekti, et on Military Heritage, mis on siis Eesti-Läti Interreg programmi alt, mille käigus siis tegeletakse mitmete nii maapealsete kui ka veealuste sõjaliste objektide uurimise ja 3D mudeldamisega, et siis kuidas neid oleks siis võimalik hiljem turismi eesmärkidel ära kasutada. Ja teine selline väga huvitav projekt on Pericles, mis siis on finantseeritud Horizon 2020 programmist ja seal me siis tegeleme mitte ainult veealuse pärandiga, vaid ka merekultuuripärandiga üleüldse, et nii füüsilise, nii materiaalse kui ka vaimse kultuuripärandiga, et igasugused pärimused, tähendusega kohad, laulud, lood, aga sellest ma ka räägin natukene hiljem, et selle projekti raames tuleb ka tegelikult üks väga hea asi, aga eks me peamegi vaatama, et kuidas siis inimestele selgeks teha, et see on hea asi. Kõige olulisemad tulemused on meil ilmselt Muinsuskaitseametis siis lõppenud projektidest, et on projektid Shipware, Baltassaar tegelikult, me hääldame seda ise, Baltikrim ning keskkonnaohtlikud vrakid. Et need ongi võib-olla siis need, mille raames saiki siis tehtud kõige sellised suuremad nii-öelda asjad, et nagu parimad tulemused digivaldkonnas võib öelda. Shipware'i raames. Shipware on siis selline projekt, mille käigus digiteeriti vrakkidega seotud arhiiviallikad ning tagati neile siis avalik juurdepääs. Ja avalik juurdepääs tagati neile sellise vrakiregistri abil. Vrakiregister on siis põhimõtteliselt seotud riikliku kultuurimälestiste registriga. Ta on siis seal üks selline väike osa, et seal on veel tegelikult mitmed sellised
sellised väiksed osad, mis on algselt välja töötatud mingite projektide raames või lausa mingite teiste asutuste poolt, no näiteks Tartu Ülikooli poolt, aga lõpuks on siis seotud kultuurimälestiste registriga, et siis muuta juurdepääs registrile inimesele lihtsamaks, sest lõppude lõpuks, kelle jaoks me neid registreid teeme ja kelle jaoks me neid asju publitseerime, ongi tegelikult ikkagi inimesed, Eesti kodanikud, ka välismaised huvilised, et nad siis saaksid teada meie pärandi kohta. Et vrakiregister on siis selles mõttes nagu kultuurimälestiste riiklikust registrist, kus siis on need vrakid, mis on mälestised, on erinev selles mõttes, et seal on arhiiviallikate põhjal kirja pandud vrakid. Et siis, kui on teada arhiiviallikate järgi, et kuskil on toimunud mingisugune laeva hukk ja tavaliselt on ka see laeva nimi teada, aga näiteks see vrakk ise ei ole veel lokaliseeritud. Et me ei tea, kus ta täpselt on, aga me teame, et kuskil siin Eesti merealal selline laevaõnnetus on juhtunud ja siis selle laeva võibki leida sealt vrakiregistrist. Ja mõnikord on niiviisi, et kui me näiteks suudame leida kuskilt Eesti merealalt mõne vraki, mõne uue vraki, siis me saamegi kontrollida sealt vrakiregistrist, et kas see äkki ei võiks vastata sellele laevaõnnetusele. Siis selliseid olukordi on meil olnud päris palju ja oleme selle tõttu suutnud identifitseerida nii mõnegi vraki, et siis teada saanud, et mis tema nimi on. Ma panin need pildid siia natuke suuremalt ka. Vrakiregistri selline eripära kultuurimälestiste riikliku registriga on võib-olla see, et see on lisaks eesti keelele ka inglise keeles. Et eks me jõudumööda püüame neid kirjeid tõlkida, need päris kõik ei ole tõlgitud, aga põhimõtteliselt saab inglisekeelse otsinguga ka infot leida kõikide kirjete hulgas ja selles mõttes on vrakiregister kättesaadav ka välispublikule, et mitte ainult eestlastele. Ja siin mul on siis näide toodud, mul on nüüd küll see inglisekeelne screenshot, aga eesti keeles on põhimõtteliselt sama asi. Siin ma tõin näite ühest allveelaevast, mis meil on tegelikult olemas. Ja kuna me tegelikult teame, kus see allveelaev on uppunud, siis siin on olemas ka seos kultuurimälestiste registriga, ehk siis mälestisega, et Akula on meil mälestis. Teine projekt, võib-olla selline väljapoole kõige rohkem huvi pakkunud projekt oli Baltasaar. Baltasaar oli selles mõttes natukene erandlik, et Muinsuskaitseamet oli seal juhtpartner ja lisaks olid veel partnerid Soome ja Rootsi. Ja Baltasaari projekti eesmärgiks oli siis Läänemere veealuse kultuuripärandi turismipotentsiaali kasutamine, luues paremaid lahendusi unikaalsete veealuste objektide külastamiseks oma algsel asukohal ning ka veest väljas. Et selleks siis üks pool oli see, et selliste huvitavamate vrakkide juurde, mida siis sukeldumisklubide sõnul rohkem on huvi külastada, pandi poid ja me katsetasime ka infotahvleid, aga selleks, et neid vrakke saaksid külastada ka need inimesed, kes ei sukeldu, ja neid inimesi on ju tegelikult palju-palju rohkem, selleks me tegimegi siis 3D-mudeleid. Ja see võib-olla oligi selline esimene linnukene Muinsuskaitseametis, mille raames me hakkasime neid 3D-mudeleid tegema. Et siin kaardi peal on tegelikult siis näha need Eestis Hiiumaa ümber olevad 6 vrakki, kuhu pandi poid ja millest me tegime 3D-mudelid, aga samuti ka Soomes ja Rootsis olevad vrakid. Et Eestis me keskendusime esimese maailmasõja vrakkidele, aga Soomes ja Rootsis keskenduti siis puidust purjelaevade vrakkidele. Aga mismoodi me siis seda teeme? Et põhimõtteliselt me kasutame allveevideosid ja fotosid, mille me siis laeme üles sellisesse programmi nagu Agishoft Metashape ja see programm siis joonistabki meile 3D-mudelid. Muidugi kõige keerulisem selle juures on nende videote ja fotode kättesaamine, et siin ongi nagu võti koostöö erinevate sukeldumisklubidega ja samamoodi näiteks mereväe minituukritega, kelle hulgas on hästi palju huvilisi tegelikult
nagu käia nende vrakkide juures, mis asuvad just sügavamal, kuhu siis selline keskmine hobisukelduja ei saa. Ja üles paneme need siis Sketchfabi, et selline keskkond, kus on hästi palju 3D mudeleid, et seal tuleks siis Muinsuskaitseameti otsisõnaga otsida ja siis sealt leiab nagu kõik need, mis meil on. Need 6 vrakki, mis siin praegu ekraanil on, need said siis projekt Baltassaari käigus 3D mudeldatud. Et ülemise pildi peal on siis Akula, mis on selline hästi huvitav esimese maailmasõja aegne Nõukogude, või mis Nõukogude, selle ajal vist pigem veel Vene allveelaev, Vene tsaaririigi allveelaev, selline esimene allveelaev, mis muideks oli osaliselt tehtud puidust. Ja alumise pildi peal on siis mini-traaler, mille ma olen unustanud tõlkida. Sheet, et ka selline hästi põneva ajalooga laev. Ja Baltassaari käigus siis erinevad publikatsioonid, mis on, ülemine on siis selline üldine, see on ingliskeelne, see on selline üldine ülevaade, et mismoodi me neid 3D mudeleid tegime ja millest me täpselt tegime. Ja alumine on siis selline teatmik sukeldujale tegelikult, mis siis räägib nendest 6 laevavrakist Hiiumaa lähistel. Mõlemad on kättesaadavad meie kodulehel täisversioonis ja see alumine on lausa, mis ta oli, 5-6 keeles, hästi paljudes keeltes ühesõnaga. Vene, inglise, eesti, soome, rootsi keeles, 5 keeles. Nii, projekt Perikles. Et Perikles siis keskendub sellisele merelisele vaimsele kultuuripärandile peamiselt. Ja seal on meie uurimisalaks siis Liivi lahe rannike väikesaared. Ja lisaks on meil ka kohalikud väikesed MTÜ'd on partneriteks, näiteks siis Kihnu, Mereselts ja sellised. Sellised põhilised asjad, mis me seal teeme, on samamoodi 3D mudelid laevadest, aga nendest kahjuks ei ole praegu ühtki veel valmis ja Sketchfabis üleval. Aga mida ma tahtsin natukene pikemalt rääkida, on siis portaal Map Your Heritage, mis on selline hästi huvitav portaal, kus siis kohalikud inimesed peaksid ise oma piirkonna pärandobjekte lisama. Seal on hästi palju võimalusi, mille vahel valida, et mis see objekt siis on, kas ta on laul, lugu, luuletus, ma ei tea, mingi koht, loodusnähtus. Seal on hästi palju erinevaid variante, mille vahel valida. Et see võiks siis aidata kaasa kohaliku turismi arendamisele ja samamoodi siis selline rohujuure tasandi kaasamine pärandi kogumisse. Et see võiks ollagi tegelikult nagu pärandi kogumisest see kõige olulisem tasand. Need kohalikud inimesed, et pärand ongi ju see, mis on nagu pärand kohalike inimeste arvates. Et riigiasutuste heaks võiks siis jääda nagu selle pärandi selline hoidmine ja võib-olla teatud määral selliste olulisemate kohtade välja selekteerimine, aga mitte nii väga ütlemine, et mis asi see pärand on, et seda võiksid teha inimesed ise ja see portaal siis just seda nagu teebki. Et nagu näete, meil on siis selles projektis on 3, 4, 5, 6, 7, 8 erinevat case study ala. Eesti on siis kõige põhja ja idapoolsem tegelikult nendest. Ja siin on siis näide Ruhnu saarest. Et hetkel on seal veel vähe, aga loodame, et äkki kohalikud inimesed võtavad selle initsiatiivi üle, et sinna asju panna. Et ma isiklikult väga loodan, et sellest ei saa järjekordselt surnud objekti. Baltic Rim, see oli selline mereala planeerimise keskne projekt, mille käigus siis valmis ka selline portaal. Et siin on see pilt, kas meil seda ei ole. Valmis selline portaal, et kus siis, mille katse, mis siis nagu põhimõtteliselt võib öelda on, et katse kaardistada kogu Läänemere kultuuripärandit ja seda siis viisil, et see oleks kasulik mereala planeerijatele. Et taustaks siis see, et hetkel käib selline Läänemere-äärsete riikide mereala planeerimise esimene ring, kus siis väga paljudes riikides on mereala planeeringud juba vastu võetud. Eestis on vist kuskil lõpusirgel praegu see protsess. Ja et siis nagu need pärandi spetsialistid teeksid koostööd planeerijatega, et siis kultuuripärand saaks võimalikult hästi kaitstud. Ja see portaal siis ongi üks selliseid katseid, siis seda kultuuripärandit kajastada niiviisi, et siis mereala planeerijad selle info sealt kätte saaksid.
mõlema portaali kohta, et nii see Periklase portaal kui ka see Baltikrimi portaal, et need on siis niiviisi, et seal peab endale kasutaja nime taotlema, et siis neid võib iga huviline vaadata ja uurida. Viimane projekt, mida ma tahaksin mainida, on siis keskkonnaohtlikud vrakid, mis meil siis Muinsuskaitseametis olid ja mille raames siis valmisid ka 3D-mudelid. Et seda siis finantseeris Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ja selle käigus sai siis sukeldutud nende vrakkide juurde, mis on seal esimeses pikemas nimekirjas, ehk siis E18, U479, M103, L2, S12, M94, allveelaeva vrakk Saaremaa lähistel, nimetu 83, Meeme ja Jaen DR. Osad nendest on mälestised, aga päris kõik ei ole. Ja Sonariga sai siis uuritud selliseid vrakke nagu Surovõi ja Ohotnik, et need siis ka lähevad kohe mälestisteks. Ja vrakkide pildid on seal all näha, et see vasakpoolne on siis U479, allveelaev, keskel on siis Meeme ja parempoolne servas on siis M103, et sellised teise maailmasõja aegsed allveelaevad. Aga neid uusi 3D-mudeleid tegelikult meil on see programm kogu aeg töös kontoris ja neid tuleb tegelikult kogu aeg juurde. Mitte ainult projektide raames, vaid ka niisama. Et siin ongi üks näide sellisest mitte projekti raames, aga niisama Muinsuskaitseameti eestvedamisel tehtud 3D-mudelist. Ja huvilised siis saavadki minna Sketchfabi ja Muinsuskaitseameti nimega otsida, vaadata, mis meil seal on. Seal on meil muuseas ka 3D-mudel ühest lõhukivist, et täitsa soovitan vaadata ja uurida seda. Jah, aga on oodata uusi, et kogu aeg tuleb juurde. Et meil tegelikult projektide raames on ka veel mitu 3D-mudelit, mis on lõpetamata. Et siia ma panin need pildid, mis meil on lõpetatud, aga tegelikult mitmed on veel lõpetamata ja neid tasub alati otsida ja oodata juurde. Aga tänan, et kuulasite ja loodan, et saite siit natukene ideid või kas või mingisuguseid uusi kohti, kuhu minna vaatama ja mida uurida. Aitäh! Aitäh, Krista! Nüüd on juhtunud see, mis tavaliselt kunagi ei juhtu Eesti konverentsidel. Ehk siis küsimusi on nii palju, et ma võib-olla jõuan ikkagi küsida. Aga... Minuga ei ole seda veel kunagi juhtunud. Mul ka ei ole, muide. Nii et väga tore. Üks nipp teile kõigile, kes te kuulate ja vaatate. Et selleks, et mõni küsimus, mis teile meeldib, kindlasti saaks esitatud, siis te saate neid küsimusi siin Q&A's ka laikida parema eestikeelse sõna puudumisel, et siis need küsimused jõuavad ettepoole. Aga praegu ma kasutan ära seda, et minul on mikrofon ja teil ei ole. Ma küsin neid küsimusi, mis mulle endale meeldivad. Siin ühte on laikitud ka. Milline on sinu arvates kõige põnevam objekt ja milline kõige keerulisem uuritav objekt meie vetes? Tegelikult siinkohal ma tahaksin viidata ühele küsitlusele, mille me kunagi Eesti sukeldujate hulgas tegime. Et see oli selline küsitlus, kus me küsisime, et millised objektid on sellised head sukeldutavad objektid ja millised ei ole. Ja siis nad said nagu panna sinna neid vrakkide nimesid. Ja kõige huvitavam tulemus oligi see, et kõige mugavam ja kõige ebamugavam sukeldutav objekt oli Pungsberg, mis on ühe kaubalaeva vrakk seal kuskil Soome lahes. Ja kuidas see seostub selle sinu küsimusega? Ongi see, et tegelikult see on selline keeruline objekt selles mõttes, et ta on hästi populaarne sukeldujate hulgas. Aga samas
ta nagu laguneb hästi kiiresti ja selle tõttu, et hästi paljud sukeldujad seal on varasemalt käinud enne, kui see muutus, enne kui me selle siis kaitse alla võtsime kultuurimälestiseks. Selle tõttu on ta, see lagunemisprotsess või see vrakistumisprotsess on tal, kuidas nüüd öelda, kiirenenud tublisti. Ja võib-olla siis see on üks selline objekt, mis siis kindlasti vääriks sellist lähemat uurimist ja võib-olla ka mudeldamist, et siis oleks, mida tulevatele põlvedele pärandada. Aga jah, selles mõttes nagu alvepärand on üldse selline keeruline värk, et sinna on raske ligi pääseda meil endal ametis. Tegelikult meil on muidugi kompetents olemas, aga kui palju see üks inimene ikka jõuab, eks ju, ja see ei ole mina see üks inimene. Et siinkohal tahan tervitada Maili Roiot. Üks küsimus vastatud jälle. Kas sa ise sukeldud? Just. Tehtud. Jah, selles mõttes, et ma tulin tegelikult ametisse tööle nüüdseks juba umbes 3 aastat tagasi. Sukeldumiskursuse ma tegin ära ja natuke olen sukeldunud ka, aga ma päris nii profvel ei ole, et ma suudaksin päriselt seal vee all filmida ja alvearheoloogiat teha. Et see on vastus, jah. Küsin 2 küsimust veel, sest meil aeg surub peale. Ja siin on üks küsimus 7 laiki saanud. Millise frakid on pärand ja kas Estonia frakk on ka pärand? Oi, ma kartsin seda. Aga lühidalt palun, proovi. Ma tahtsin tegelikult rõhutada Estonia vraki puhul seda hauarahu aspekti. Et väga paljude vrakkide puhul, et kuna meil sõjahaudade seadus ei reguleeri merehaudu ja väga paljud vrakid, kus inimesed on siis koos laevaga põhja läinud, on merehauad, siis kaitse alla võtmise puhul me lähtume ka sellest argumendist, et need on merehauad ja selle tõttu tuleks siis rõhutada selle koha puutumatust. Ehk siis vrakkidele sukeldumisel meil on põhiline see, et vaata, aga ära puutu. Look but don't touch. Ja ära midagi üles ka too. Ja kindlasti ära tee pilte luukered peadega endast. Et selles mõttes selliseid pilte on olnud. Et see ei ole viisakas ja see ei ole hea. Ja selles mõttes Estonia vrakk on väga oluline, et ta on kindlasti merehaud, selles ei kahtle mitte keegi. Aga rohkem me pole seda teemat arutanud, et ma rohkem ei võtaks seisukohta. Üks küsimus veel ja siis, kui jääb veel mõnda, et küsimused kellegi kripeldama, siis krista.karro@muinsuskaitseamet.ee. Kas mapyourheritage.eu andmed tekivad ka Maa-ameti pärandkultuuri kihile? See on lihtne vastus ilmselt. Ma ütleks, et vastupidi. Selles mõttes, et ma ei ole seda veel teinud, aga tegelikult saaks selle kihi sinna üle kanda. Aga teistpidi seda pigem ei tekija. Et kõik, mis meil on Eestis olemas, võiks potentsiaalselt olla seal selles programmis, aga see, mida inimesed üksikult sinna lisavad, üksikobjektidena, seda meil Maa-ametis vähemalt esialgse seisuga ei teki. Et kui edaspidi seda portaali edasi arendatakse ja siis ju võiks tegelikult sõlmida Maa-ametiga mingi lepingu sel teemal, aga seda me ei ole arutanud, see on lihtsalt võimalus või potentsiaal, aga esialgu jah ei teki, aga teistpidi küll. Aitäh sulle ja mulle tundub, et Sketchfab on see, kus me ju näitame neid 3D-mudeleid, et meie registris nad ei hakka, sest see on lihtsalt liiga keeruline oleks. Ei, Sketchfab ja meie register omavahel ei suhtle, et seal tuleb lihtsalt otsida Muinsuskaitseamet ja siis on tegelikult kõik need näha ja on näha ka, et milliste projektide raames nad on tehtud. Ja kui projekti viidet ei ole, siis järelikult on niisama boonus. Aitäh sulle, Krista, väga hea ettekande käest ja aitäh teile, et te küsimusi esitasite. Aitäh!